No Karel, mis sa istud siin? Ise ütlesid mulle, et tule Vändrasse, aga mul on auto hoolduses. Hüppa peale, Margus ootab juba meid põllul. No lähme. Tere, Margus! No tervitus! Sul siin suur maal ees kohe, et tahaks sulle käppa ka anda. Noh, ega siis tuleb hoogu võtta ja üle hüpata. Täpselt. No tervist! Tõnu andis märku, et täna tuleme Vändra kanti ja tulime vaatama, et mis sa toimetad teed siin, et mis sul hetkel siis käsil on? Me alustasime rohusilo tegemisega siis. Esimene niide on käsil, et eile mehed niitsid materjali kuivama ja nüüd siis on aeg see kokku korjata. Tööd-toimetused käivad, aga mis veel siis nagu plaanis on või mis tegelikult ettevõttega üldse tegemist? Järsku tutvustad seda lähemalt natukene? Jah, täna oleme siis Vändra AS-is, mis kuulub, eks ole, siis on üks ettevõtetest Agrone osaühingus või Agrone grupis ja siis on nagu grupi peale kokku, siin on meil üle 5000 lehma ja toimetame 13 000 hektaril maadel. Ja Vändral endal on 1500 lüpsilehma ja suurusjärgus 4500 hektarit nagu maad kasutada. Siis on ikka väga palju tööd ja toimetust selle maaga ja tegemisega. No jätkub, et kui on hea meeskond on kokku saanud ja siis nagu sujuvad kõik asjad nagu ladusalt ja et täna siis ongi see põhiteema on, et me saaksime hea ja korraliku kvaliteediga sööda lehmadele toodetud. See on nagu täna kõige suuremas fookuses. Äkki sa räägid, et kuigi hooaeg on veel pooleli, siis mis on sinu need raskuskohad see hooaeg või mis on nagu millest sa saad õppida siin? Ega ma nüüd erilisi raskuskohti välja ei saa tuua, sest sellel aastal nagu see hooaeg algas nagu päris mõnusalt, kui me pean silmas just Vändrat, eks ole, et siin on sellised rasked ja savikad maad, aga meil on läinud päris ladusalt, sellepärast et põllud kuivasid ühtlaselt ära ja me saime kõik tööd järjest ära teha. Et tavaolukorras on meil sellised, kui on niiskus ei taha ära minna, see peab savi peal ja siis ta ei taha masinat kanda ja ei saa nagu järjest külvata, et külvad 1-2 päeva ära, siis pead jälle põldu ootama, millal ta kannatab uuesti masinat ja aga et selles suhtes on päris ladusalt, et mis siin oli, eks ole, nagu viimased kevaded kõik on olnud sellised jahedad. Et see on nagu taimekaitse osas nagu paras väljakutse olnud ja võib-olla ka väetamistes. Aga selles suhtes ongi nagu aastaid juba välja kujunenud võib-olla see olukord, et me proovime võimalikult palju oma umbrohutõrjet teha ära sügisel. Et siis kevadel sa ei pea nagu üle mõtlema, et või ütleme, need öised külmad, eks ole, võivad taimi kahjustada ja siis on, aga siis mul on nagu vabalt see paremini sobiv aeg leida taimekaitsetöödeks. Et see on see koht, mida siin järjest rohkem olema püüdnud ära teha. Just sügist umbrohutõrjet, et kevadel ei peaks kiirustama. Et sa saad valida õigemaid või kuidas ma ütlen siis, õigemaid hetki selle töö jaoks. Ja kuidas need öökülmad ja taimekaitse poole pealt rapsi mõjutanud on? Ma ei ütlekski, et ta nüüd väga mõjutanud oleks, eks ole, et meil nagu võib-olla osad põllud tegime ära umbrohutõrjed, aga kõikidel ei pidanud tegema, sest see oli päris hea ja me saime hakkama. Et ta õrnalt võib-olla on kahjustanud, aga mitte nii oluliselt, et raps on sügisel, eks ole, ette valmistunud, ta on tugev, siis ta kannatab üksjagu külma ära ka. Et ma väga see mure ei ole, et teravilja puhul oli rohkem selliseid leheotsi näpistanud kui rapsi puhul. Lähme natukene siis hooajast või ajast tagasi, et kui sa nüüd talvel planeerid oma taimekaitseplaani, siis millest sina lähtud? Mida sa arvesse võtad?
noh, kuidas ma ikka proovin nagu arvata või eks ma siis jälgin, mis ilma teema võib tulla, eks ole, et siin on ütleme, et sellel aastal otsustasin, et ostan sisse ainult ühe fungitsiidiringi. Et muidugi siin on erinevad aastad olnud ja lattu on parasjagu jäänud, et vahendeid, aga laos peab alati midagi olema. Et kui tekib vajadus, aga üldiselt nagu vajaduse põhiselt jälgin seda, et aastad on erinevad. Ma tean, et tuleb see aasta ka kuiv, põuane suvi, nagu praegu alguski on olnud, et siis ei ole võib-olla vajadust, võib-olla pääseme mingist fungitsiidi ringist, eks ole. Aga kui nüüd jätkusuutliku põllumajandust rääkida, siis kuidas sina siis seda rakendad oma siin ettevõttes, et külvikord, orgaanika kasutamine? No see on esmatähtis, et täna, kuidas oma põldus ikka kõige paremini on, ütleme, või mulla elustikku suurendada, ongi vedelsõnniku kasutus siin juures ja üks väga oluline asi loomulikult on ka külvikord. Et täna meil on siis rohusöödad, teravili ja siis veel söödakultuurid, ütleme maisi ja hern näol on mängus ja hetkel maafondi on piisavalt, et saame ka rapsi kasvatada. Ja see kogu see mitmeliigilisus või erinevad kultuurid, mida me kasvatame, aitab seda väga-väga olulisel määral kaasa ja veel sellele see orgaaniline väetis ehk vedelsõnnik, mis selles osas on, see on nagu esmatähtis. Et kui oleme siin rohumaid, me hoiame 4 aastat, eks ole, siis võtame jälle üles ja siis tulevad järgmiselt kultuurid, et on mina arvan, et see on lihtsam hoida seda ja säilitada seda mullastruktuuri, eks ole, selliste kultuuride ja asjade näol, et muidugi jälle väljakutse on, mis mõttes selles suures tehnikas, eks ole, mida me peame kasutama ja soovime kasutada, sest ega kunagi ei anta sulle teist võimalust. Et sul on üks võimalus ja see tuleb võimalikult hästi ära kasutada. Et ühe korraga sa pead täppi panema. Noh, vahest võid eksida ka, aga väga keeruline on siis neid asju siluda. Et see hetke võim tuleb ära kasutada ja see tallamise koht, eks ole, et siis ma olen toonud kobestajad mängu, eks ole, et see muld suudaks siis ja taim siis juba sellest kobedast mullast neid toitaineid saada. Kas sa pigem lähtud siis miniharimisest, küünipõhisest harimisest? Meil on kõike. Ütleme, et künname ka, kui juhtumisi on selliseid põlde, mida me otsustame, et meil on siin vaja seda teha. On märgi aastaid, kus võivad tulla rööpad, eks ole, me peame selle saagi siit ära koristama. Aga täna me oleme soetanud omale ka mõned sellised sügavkobestid juurde, mis aitavad, me teeme sealt 40 sentimeetri, 50 sentimeetri sügavuselt ja aitab siit savist selle vee läbi lasta, et meil on nagu taliteravilide talvitumised on ka tunduvalt parem, on neid veekahestusi vähem, sest me oleme suutnud seda vett allapool hoida. Künniga kipub ikka see tihes jääma, eks ole. Ja siis on see vesi peal ja siis me ei saa sinna kohe ruttu külvama, et näiteks läbi kobesti on seda tunduvalt kiiremini saab teha. Tegelikult jätkusuutlik põllumajandus on ka oma kogemuste ja teadmiste edasiandmine, siis me kuulsime, et sul tuleb peale lõunat üks grupp, kellele sa siis jagad teadmisi silo teemal. Ja kui keegi küsib, siis kindlasti olen nõus jagama oma teadmisi, mis ma nagu sellel alal olen nagu õppinud ja läbi teinud, et ja selle üle on hea meel, eks ole, ju uus põlvkond liigub ja nad on nagu väga palju küsivad ja nad on käitlevad teistmoodi ja et mida siis vältida ja millest õppida, et kindlasti oma kogemusi, mis läheb ka halvasti, see tuleb ka välja, kui mingi otsus on vale olnud, et ega need tuleb ju ka siis ära öelda, et sa püüa seda vältida, et ei pea ise kõike läbi tegema. Just. Tuleb õppida teiste vigadest.
nii, aga nagu me näeme, siin silotegu käib, et lähme järsku neil jalust ära ja järsku näitad meile mõnda muud põldu. Et enne mainisid taliodrast, et kuidas on talvitunud. Ja lähme vaatame selle üle, et omal on ka juba nädal vahele jäänud, et vaatame, mis vahepeal toimunud on. Kiire aeg, vaata siis alati ei jõua. Lähme vaatame. Lähme vaatame. Nii, taliodra põld. Järsku räägid lähemalt siis, mis sa siin teinud oled või mis tööd-toimetused tulemas on, kui silo kõrvalt aega üle jääb? Siia on plaan teha üks fungitsiidi tiir veel peale. Et lihtsalt varasemase kogemusega on näidanud, et taliodral on vaja just sellist ütleme ohete või siis lehtede säilitamiseks natukene, et see tera nagu täis kasvaks, et siis et ta suudaks veel siis hiljem neid toitaineid ikka kätte saada. Et see plaan meil on, et meil on nüüd tehtud siin üks kasvu reguleerimine ja umbrohutõrje kevadine ja siis ka üks haigustõrje on ka tehtud. Ja sügisel siis oli haigustõrje ja leheväetsi andmine, et ta nagu, et suudaks vastu pidada talvele, et ega see on nii nagu selle spordigagi, et kui oled ikka korralikult ette valmistatud, siis sul on kõike palju lihtsam taluda. Sest huvitav vaadata tegelikult ütleme erinevates Eesti piirkondades on näha, et ohted on juba väljas. Siin on nagu selline ohted juba osaliselt väljas, kohati tulemata. Et sa mainisid ka enne, et sul on siin nagu sellised rahulikud mullad või aeglased mullad. Ja natuke aeglasemaid ja meil on selles põllus on ka mullaandur meil, et siis meil on nagu erinevates piirkondades, meil on nagu kasutus 4 mullaandurit, kus ma siis jälgin, mis siis nagu see olukord siin on, eks ole, mis aitab mul otsuse teha, kas selle väetamise, alustamise või taimekaitsega seoses ja kuidas on hetkel mullas toitainete sisaldus ja mullaniiskus ja et siis on sellised abimehed on ikka juures, et mida saad vaadata. Teine asi on, tuled visuaalselt põllule, kas taim on hädas või ei ole. Et ega nad hädas nagu ei ole olnud, tal on toitu piisavalt olnud ja ta veab välja. Ma loodan, et saame ilusa saagi siit. Seda on hea kuulda. Aga suur aitäh sulle, et sa meile põlde näitasid ja eriti, et sa suurel kiirel tööajal meid niimoodi vahele võtsid ja sind külastasime. Et suur tänu sulle. Just, et aitäh kogemuste eest ja aitäh ka selle eest, et sa kogemusi ka teistele veel omakorda jagad. Et sul läheb kohe nüüd suur töö jällegi edasi ja aitäh sulle selle eest. Jah, aga aitäh teile, et võtsite vaevaks ka mind külastada. Mul on selle üle ka hea meel. Meil samamoodi hea meel.